võite istuda. Nii, mul on hea meel soovida teile Jumala õnnistusega täidetud, tema lähedusega varustatud, tema väe ja armuga täidetud aastat. Ja julgustan meid kõiki. Meie oleme see hea, tubli vähemus sellel maal, kes ei pea lihtsalt soovima head uut aastat, aga kes saab soovida õnnistatud aastat. Ja ma tean, et meie kultuuriruumis ja kuidagi Eesti ühiskonnas võib-olla terve hulk inimesi, nad ei ole enda jaoks nagu mõtestanud, mida see õnnistus tähendab. Aga lõppkokkuvõttes, ega see ei olegi ju kõige määravam. Sest kui keegi kingib sulle uue telefoni, kas sa tead täpselt, kuidas see töötab? Sisemiselt, kuidas need paidid ja bitid liiguvad. Ei tea, vajutad nuppu tööle ja läheb, eks ju. Kui keegi kingib sulle mõne muu tehnilise vidina, enamus meist ei tea, kuidas see töötab. Aga kui me saame selle kätte ja vajutame tööle, siis sellest piisab. Me ei tea töö põhimõtteid ja ma arvan ja olen täiesti veendunud selles, mida Jumala sõnaga ütleb, et meid on kutsutud õnnistama. Ja sellepärast ma julgustan, et on see aeg, kus vaadata inimestele otsa ja õnnistada. Ja teades seda, mida õpetussõnad ütlevad, et Jumala õnnistus on see, mis teeb rikkaks ja sellega ei kaasne midagi halba. Nii et see on nagu parim asi, mida me saame inimeste eludesse anda ja soovida. Täna, kes te olete Karmeli koguduse sellised aastatepikkused külastajad, koguduse liikmed, te teate, et see on üks meie sellistest vähestest traditsioonidest. Meil ei ole liiga palju liturgilisi traditsioone, aga me aasta alguses alustame selliselt, et klassikalist jutlust ei ole, vaid täna peagi koguduse juhatuse liikmed astuvad üles ja jagavad lühidalt seda tunnetust või südamesse tõusnud Jumala sõna mõtet, mis nende eludes on. Ning juhatus ühest küljest loomulikult juriidilises mõttes on inimesed, kes vastutavad sellel maal koguduse majandusliku organisatoorse toimimise eest. Aga me oleme oma koguduses väga selgelt sõnastanud ja aru saanud, et kui me vaatame Uut Testamenti, siis juhatus on ka Uue Testamendi vanemad. Ja seda siis mitte oma vanuse poolest, vaid just vaimuliku autoriteedi poolest. Ma usun seda, et lisaks sellele, et juhatusele, koguduse vanematele on antud annid, juhtimisoskused selleks, et see kogudus võiks toimida, on tegelikult Jumal andnud ka oma vaimu anni, oma sellise prohvetliku tunnetuse. Ma ei tea, kas te olete kunagi seda teinud või mitte. Minule meeldib aasta alguses vaadata tagasi möödunud aastate neid esimeste pühapäevade teenistusi, sest need on ju YouTube'is kõik üleval. Ja teate, seda on nii huvitav kogeda, kuidas see, mis tavaliselt tundub suhteliselt parimas mõttes igapäevane, sellel esimesel pühapäeval. Inimesed tulevad, koguduse vanemad tulevad ja jagavad seda sõna, mis nende südames on. Siis vaadates tagasi, see on täpselt tihti nii nagu piibliga tervikuna, et kui ka Vanas Testamendis prohvetid jagasid seda tunnetust, mis nende sees oli, siis sellel hetkel see tundus, no vaatame. Aga kui me tagantjärgi vaatame Jesaajat, Jeremiat, Hesekieli, kõiki väikse prohveteid, me näeme, et vau, kui huvitaval moel tegelikult Jumal varustas ette oma rahvast eelolevateks päevadeks. Ja vaadates neid teenistusi tagasi, seda on olnud huvitav näha ja kogeda, et Jumal tegelikult meid kui kogudust, aga meid kui koguduse liikmeid ka on varustanud ette ja sellepärast ma julgustan täna siin, kui kohe me hakkame korda mööda jagama neid ühest küljest lihtsaid, aga teisest küljest Jumala sõna sügavusega täidetud mõtteid, et kuulame seda vähemalt 2 tasandil. Loomulikult me oleme siin üksikisikud ja me kuulame seda kui persoonid ja lubame Jumala sõnal nagu täita oma südant. Aga teisalt me oleme siin kui Kristuse ihu, kui kogudus. Ja seda on nagu piiblist nii oluline ja tähtis vaadata, et see on meie üks suuremaid inimeseks olemise kutsumusi, et me oleme erinevad liikmed selles ihus. Ja kui me kuuleme ja kogeme täna ka siit Jumala sõna iseenda elu jaoks, siis ma arvan, on nii oluline ja tähtis küsida kohe sinna juurde. Jumal, kui sa kõneled seda mulle, siis kuidas mina seda ellu elades võiksin olla parim liige ka selles suures Kristuse ihus, et Jumala plaan Karmeli koguduse, selle kutsumuse, selle andide paketi keskel, kuhu ta meid on asetanud, võiks saada täiel määral ellu elatud. Nii et see tuleb jätkuvalt üks põnev Jumala armu ja tema sõnaga täidetud hommik. Oleme üheskoos avatud. Siin loomulikult on seda osa, kus lavalt nii-öelda jagatakse, aga täna siin ei ole teie ja meie, vaid me oleme üks perekond ja lubame Jumala sõnal rõõmu ja julgusega oma südames pinnast leida, sest kui me vaatame
seda tähendamissõna, mida Jeesus jagas oma jüngritele ja ütles, et selle tähendamissõna printsiibid on kogu Jumala sõna käivitamise alusprintsiibid ja see on tähendamissõna külvajast. Ja me näeme seal, kuidas kõik pinnased said selle võrdse seemne. Seal oli 4 erinevat pinnast, kui sa ei ole lugenud seda tähendamissõna, siis see on üks kindlasti asi, mida tasub aasta alguses teha, et lugeda, sest see on selline alusprintsiipidest lähtuv tähendamissõna, mida Jeesus jagas. Aga me näeme, et ainult 1/4 pinnasest kandis seda vilja, mis tegelikult selle seemne potentsiaal endas kätkes. Nii et meie täna ka saame olla rõõmsalt, alandlikult need pinnased, tehes oma südame lahti, öeldes Jumal, sinu armust. Ma tahan olla see, kes võtab su sõna vastu ja sinu vaimuga kastetuna, sinu kuningriiki armastades ja teenides on olemas ka selle sõna see potentsiaal, et see kannab 30, 60 ja 100-kordset vilja. Et olge head. Ma saan aru, et Merle ja Helin alustavad. Olge head. Tere hommikust. Hea meel teid siin näha ja hea on alustada teiega koos seda uut aastat. Ja üks sõna, mis minu sees on esile tõusnud, kui ma olen mõelnud ka sellele aastale või tegelikult see juba hakkas vaikselt tõusma mu sees või selline highlight tuli selle peale juba eelmise aasta lõpupoole. Ja see on Jumala kartus. Selline sõna nagu Jumala kartus ja selle peale ma olen mõtisklenud ja uurinud Jumalalt, et mida see tähendab. Mida see tähendab minu jaoks, mida see tähendab meie jaoks. Ja see Jumala kartus on midagi sellist, mida ma soovin iseendale, soovin meile kõigile, soovin meie kogudusele ja tegelikult soovin ka Eestimaale, et see Jumala kartus võiks meie sees kasvada. Ja ma täna selle kohta liiga pikalt ei jõua jagada, aga mõned märksõnad ja kirjakohad ja igaüks saab siis ise minna koju ja hakata uurima selle kohta ja hakata kaevama selle kohta, et mida Jumal sulle räägib. Ja ma loen alguses mõned piiblisalmid, et kui kõik muu kaob, siis Jumala sõna on see, mis jääb püsima ja saadab korda selle, milleks ta on välja läkitatud. Et kui sul on piibel kaasas, siis sa võid teha lahti 1. Timoteuse 3:16. Tunnistatavalt suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkuses. Psalm 30:40. Kartke Issandat, teie, tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. 2. Korintuse 7:1. Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu ja kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. Ja see Jumala kartuse sõna, see tähendab seda, et see on Jumala austamine ja tema tunnustamine ja allumine Jumalale. Mõistmine seda, et Jumal on püha Jumal ja ta on kõige kõrgem Jumal. Ja see on ka Jumala armastamine, nagu lõpuni välja armastamine. Ja Jumala kartus saaks sinu elus kasvada, siis on oluline teda tunda, tema iseloomu tunda, kes on Jumal, milline on Jumal. Ja siin maailmas, siin maa peal elades on kõige olulisem sinu ja Jumala vaheline suhe. Meie igaühe ja Jumala vaheline suhe on kõige olulisem. Ja selleks peab jääma aega ja selleks peab võtma aega. Kui me mõtleme tagasi või kui me mõtleme selliste abielupaaride peale, kes on pikalt koos elanud, siis ja kes naudivad teineteisega koos olemist, siis on näha seda, et nad on aastatega muutunud ühte nägu. Ja see on nii eriline. Ja kui me mõtleme tagasi Vana Testamendi peale, siis Mooses oli mäe peal
ja kui ta tuli mäe pealt alla, siis ta nägu hiilgas. Ta oli olnud koos Jumalaga. Ta oli muutunud Jumala sarnaseks. Ja Uues Testamendis Jeesus ütles, et kes mind on näinud, see on näinud Isa. Jeesus oli koos Isaga. Ja mida rohkem me oleme temaga, seda rohkem hakkab Jumala kartus meie sees ka kasvama. Ja seda rohkem on tema pühadusel ruumi meie sees. Ja seda rohkem saab täituda maa pühadusega ja Jumala kartusega. See kõik algab meist igast ühest. Ja kui Jumala kartus saab kasvada meie sees, siis kasvab ka valgus ja sool siin maal, mis puudutab inimeste elusid. Ja kui me laseme oma sees Jumala kartusel kasvada, siis on kõige olulisem see, mida Jumal ütleb. Mitte see, mida inimesed ütlevad või mida inimesed arvavad, vaid see, mida Jumal ütleb. See on kõige olulisem. Nii et mida rohkem me oleme Jumalaga koos, loeme Jumala sõna, hakkame elama tema sõna järgi, võtame aega, et kuulata teda, siis päev-päevalt me hakkame muutuma tema moodi. Ja seda ma soovin iseendale, aga meile ka kõigile. Ja lõpetuseks ma loen Jeremiia 29. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand. Amen. Tere armas kogudus ja õnnistatud uut aastat kõigile. Gunnar just ütles mulle, et kui ma istun siin lavaserval, siis ma olen nagu Arvo Pärt, sest talle meeldis ka seda teha. Ja ma tahaksin rääkida nüüd siis omi mõtteid. Ja küsingi kohe, et kindlasti kõik olete kuulnud sellest, et pool tühjast ja pool täis tassist. Ja teate neid metafoore. Ja ma küsingi, kas teie tassid on täis? Kas nad ajavad üle? Ma julgustan, et oma tassi täita seda kõike, mida Merle juba eelnevalt rääkis. See on üks hea alus selle jaoks, et me saame ka siis teiste tassi täita, kui me ise oleme täidetud. Ja räägiksin natukene 2. jaanuaril, jah, see oli reedel, palveööst teile. Et oli siukene õnnistatud aeg ja minu meelest oli ka kõige suurem arv inimesi üldse meie palveöö ajal oma tassi tulnud täitma. 20 inimest oli seal ühel hetkel. Ja ka nüüd juba tagantjärgi vaadates tundub, et väga suur rõhk oli sellel palveööl, mis sealt siis nagu välja koorus, oli siis noored. Et mul endal tuli suur soov nende eest palvetada seal ja siis pärast mõned, kes hiljem veel tulid, palvetasid, et see noored nagu käisid terve selle palveöö vältel mitmekordselt nagu läbi ja said nagu palvetatud, et 2026. aastal siis me kogudusena ka hoiaksime noori nagu palves. Ja noored 3 tasandil, et need koguduse noored tublid, kes meie kogudustest ja üle Eesti kogudustes on, et nemad saaksid ka ise teenida ja teenitud ja olla koguduses nagu oma kodus ja siis ka tõmmata ligi neid uusi noori ja et kõik kogudused oskaksid neid noori tõesti hoida ja nendega tõesti tegeleda Jumala armu läbi.
ja tulid ka kolmandad noored välja, need seal ei ole enam iga oluline, vaid need, kes on alles tulnud päästmisele, kes on nagu noored kristlased, et ka neid hoida palves. Ja oli juttu ka rohkem võib-olla kui teistest asjadest, oli nii tunnistusi kui ka palveid, oli ka imedest. Et need ei ole tõesti meie elust kadunud ja ma hästi lühidalt räägin veel siin jõulude aeg minu jaoks ühest suurest imest, kui mulle 26. detsembril keegi kirjutas ja küsis, et kuule, kas sul on mõni tuttav seal see Best Bedding Company's Haljalas, siis seal padjavabrikus, et juhtus ju 24. see Tammsalus meil siin see suur tulekahi, kus oli korterelamu läks päris korralikult põlema, kahjuks oli seal ka üks hukkunu, et oleks vaja tekke ja patju. Ja mina siis ütlesin, ja mul tütar töötab, aga ma võin küsida, minu meelest nad on kollektiivpuhkusel ja selgus, et nad olidki 5. jaanuarini ehk siis homseni. Ma juba hakkasin mõtlema, et ma ise kunagi tulekahju läbi elanud kuskil 5. klassis ja et mul on ju ka mõned padjad siin pakendis ja ühe tekiga olin üks öö maganud ja midagi veel võiks nagu ära anda ja ütlesin, et Jumal, et palun aita, et ma ei osanudki palvetada veel hakata, kui mul tüdrukul hakkas ka ketterama see mõte ja kirjutas seal juhtkonnale, kuigi et kõik bossid välismaal ja Eestis puhkasid, ikkagi tuli inimene samal päeval välja ja andis siis 21 tekki ja sama palju patju oli see rohkem, oli see vastupidi 16 tekki ja 21 patja, vahet ei ole, aga tänu Jumalale, et sellised asjad ikkagi sünnivad. Ja siis võib-olla olekski nagu peaaegu kõik, üks kirjakoht oli ka, mis mind väga nagu kõnetas, kui ma mõtlesin kogu selle mõtisklemise peale, et see on see psalm kas 37:5, et kuidas see nüüd oligi, jäta siis looda Jumala peale ja küll tema teeb kõik targasti, tema teeb palju paremini kui meie. See sisu oli selline, et ma sõna-sõnalt praegu ei tea. Aga aitäh teile kõigile. Amen. No nii, nüüd läheb madistamiseks, nüüd tuleb madiste plokk. Õnnistatud uut aastat kõigile, kellele veel hommikul ei jõudnud soovida. Ja mina siis tahaks teile rääkida sihukese tunnistuse võtmes ühe mõtte või isegi 2 mõtet. Ja siis see mõte siis ütlen kohe alguses ära, siis saad hakata nagu mõtlema seda kaasa. Et see on sellest, et kuidas Jumal vastab palvetele väga spetsiifiliselt. Ja see natuke puudutab veel jõule, aga õnneks 3 kuningapäev on alles teisipäeval, nii et Kuusk on ka siin, et võib veel jõuludest rääkida küll. Meil siis Noomiga juhtus niimoodi, et täpselt samal päeval olid mõlema sihukesed töökollektiiviga jõuluistumised. Õnneks läks küll niimoodi, et minu oma oli hommikupoole, Noomil oli õhtupoole ja siis jagasime ära, et kuidas me siis Jasmiini hoiame. Ja mul oli ka üks veebikoosolek samal õhtul ja siis plaan oli selline, et panen Jasmiini selleks ajaks kärru magama ja saan loodetavasti rahulikult selle koosoleku ära pidada. Olin ka sellepärast siis niimoodi spetsiifiliselt ka palvetanud, et plaan toimiks. Hakkasin siis Jasmiini varakult magama panema ja mõtlesin, et jõuan äkki veel paar sihukest kodust toimetust ära teha enne. Aga juhtus nii, et Jasmiin üldse ei tahtnud magama jääda. Pidin ja lugesin ka neid kordi, mitu korda ma käisin teda seal uuesti kärutamas ja magama panemas. Olin juba 4 korda käinud ja siis ta umbes niimoodi 5 minuti kaupa magas. Ja siis natuke alla 10 minuti oli veel koosolekuni jäänud ja siis läksin nii-öelda uuesti teda kärutama ja siis ta jäi magama, selles mõttes tundus, et jäi magama. Ja täpselt siis, kui ma tuppa hakkasin nagu astuma, trepist üles minema, siis millegipärast mul meenus lugu, kuidas siis Jumal toitis oma rahvast kõrbes mannaga. Kohe ma võib-olla seda ei mõelnud edasi, et mis sealt siis täpselt see mulle sihuke nii-öelda kõnetus pidi olema, aga mõtlesin, et väga huvitav.
ja sisenedes nägin ka ahjuekraanil kella, et täpselt kell oli 5 ja kell 5 hakkaski mul see koosolek pihta, aga õnneks ma olin kõik asjad seal üles pannud, et sain kohe arvuti taha istuda. Ja siis palve ja lootus oli see, et Jasmin magab ja tänu Jumalale juhtuski täpselt niimoodi, et rohkem ei olnud vaja teda kärutama minna ja magas isegi nii-öelda kauem magas hästi, ühesõnaga, väga hästi. Ja siis hakkasin nagu mõtlema selle peale, huvitav, et see kirjakoht seal või see lugu nii-öelda Iisraeli rahvast, kuidas Jumal toitis neid mannaga. Ja siis sain sealt sihukese nagu mõtte, et kõik on tema armust ja siis oma tublidusega pole sageli midagi teha. Et Iisraeli rahvas ei saanud endale mannat koguda tagavaraks, vaid Jumal andis täpselt igaks päevaks nii palju, kui kellegile kulus. Ehk siis need muud toimetused, nende pärast ma selles mõttes ju ei palvetanud, et mina palvetasin selle pärast, et koosoleku saaks rahulikult tehtud ja täpselt nii ka läks nagu täiesti juhitult millisekundi pealt. Ja võib-olla see on siis sihuke julgustus eelkõige väikelaste vanematele, et Jumal annab täpselt igaks päevaks nii palju, kui kellegil kulub. Ja teiseks on sihuke veel mõte sinna lisaks, et kui sa tahad täpseid palvevastuseid, siis tuleb palvetada ka spetsiifilisi või täpseid palveid. Ja eelmisel aastal saime siis Noomiga poplastelt innustust, kui Maria siin rääkis, et neil oli palvesein ja teha ka koju omal sihuke palvesein, kuhu siis aasta alguses panime mõned palved kirja. Mõtlesime, et lisame neid sinna aasta vältel, aga kuidagi juhtus niimoodi, et need ühed palved sinna jäid. Ja nende pärast selles mõttes ikkagi regulaarselt ka palvetasime, et see oli mul seal kuskil silma all kogu aeg ja sai palvetatud. Ja seal oli ka selles mõttes parajaid väljakutseid, aga kui me siis aasta lõpus seda palveseina vaatasime, mina vaatasin, siis vaatasin, et mida värki, kõik, mis seal oli nagu kirja pandud, kõik oli ka nagu vastatud. Ja see on sihuke siis julgustus selleks aastaks ka palvetama Jumala poole sihukeste spetsiifiliste palvetega, mida Jumal kuidagi sulle südamele paneb ja oodata ja uskuda ka täpseid ja väga spetsiifilisi palve vastuseid. Väga palju öeldud sõna spetsiifiline, aga ju see siis on tähtis. Aitäh! Tere, õnnistatud uut aastat minu poolt ka. Ma olen ka Madis, et oleks neid ometi rohkem. Aga aitäh, ma arvan, et need mõtted, mis minul on nagu valmis pandud, et need on kuidagi nii mõneski mõttes selline loogiline jätk sellele, mida me Merlelt ja Helinalt ja ka Madiselt kuulsime. Ja ma mõtlesin teiega või ma jagan teiega neid mõtteid, mis minu sees on tegelikult ju mõnda aega selliselt kuidagi keerelnud ja ühesõnaga kohe kuulete. Aga mõeldes meie koguduse peale ja sellises laiemas koguduste kontekstis, siis ma siiralt usun seda ja mitte ainult usun, vaid paljuski ka näen seda, et Karmeli kogudus on selline, nagu me tänasel päeval oleme, siis see on nagu eriline, väga-väga eriline arm ja kingitus Jumalalt ka. Et meil on, ma usun, väga palju põhjust tänulik olla, sellepärast, et Jumala arm on lihtsalt olnud väga-väga suur. Ja mõeldes koguduse peale siis, et Jumal on kutsunud meid siia mitmel põhjusel. Üks põhjus on see, et ise teenitud saada, aga samas ka selleks, et teenida ja oma osa anda. Nüüd, kui sina mõtled selle Karmeli koguduse peale näiteks 3, 5, 10 või 20 aasta perspektiivis, näiteks mõeldes oma lastele, võib-olla lapselastele ja neile, kes tulevad pärast meid, siis millisena sa sellest unistad? Ma ei tea, kui sageli me mõtleme selliselt, aga mõtle korraks lihtsalt. Et kodutööd ei tule, selle koha pealt olge nagu väga rahulikult, aga korraks mõelge. Et siit edasi Galaatia kiri peatükk 6, salm 7 ütleb nii: ärge eksige.
Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida iganes inimene külvab, seda ta ka lõikab. Nüüd anname natuke sellist tõsist või niisugust mõtlikku fooni siia juurde, et teades seda, et meie lõikus on ju otseses sõltuvuses meie külvist, siis kuidas sa näed, küsi endalt, kuidas sa näed oma hetke külvi selles oodatava unistuse või loodetava tuleviku pildis? Et kuidas sa näed? See on küsimus, mida meist igaüks iseendalt saab küsida. Keegi ei saa kellelegi öelda, et kuidas kellegi asi täpselt olema peaks. Sest see on Jumala ja meist igaühe vaheline asi. Ma loen Johannese evangeeliumi 21. peatükist salmist 17. See on lugu, kus Jeesus oli peagi siit maa pealt üles minemas. Ja tal oli üks hästi südamlik ja väga sügav vestlus Peetrusega. Ja salmist 17.21 peatükk siis loeme nii. Tema ütles talle, tema on siis Jeesus, ütles Peetrusele 3. korda. Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus ei kurvaks, et Jeesus küsis temalt 3. korda, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, et sööda mu lambaid. Et selles lühikeses vestluses on kaks, tegelikult rohkemgi subjekte kui kaks. Et üks on Peetrus, kes oli nagu võrdkuju sellisest juhist ja tulevasest koguduse pealikust. Ja teine on lambad kui võrdpilt Kristuse kogudusest või siis koguduse liikmetest nagu laiemalt. Ja lambaid on vaja toita. Et kõik on olulised, nii juht kui koguduse liikmed. Et Jumal armastab nii Peetrust kui lambaid. Ja lambad vajavad toitu ja hoolt. Neid tuleb kohelda armastuse ja hoolega. Neid ei tohi ära kasutada ega välja kurnata. Et Peetrusel on kutsumus ja and lambaid hoida ja toita. Nüüd tulles sealt kaugest ajast tänapäeva, siis koguduses on see tegelikult täpselt samamoodi. Ja ühest küljest me oleme kõik lambad, aga teisest küljest teeme asja keerulisemaks. Me oleme ka mingil viisil kõik Peetrused. Sest igal ühel meist on and, millega üksteist kuidagi teenida, kuidagi julgustada. See lihtsalt on jumalik printsiip. Nagu ma alguses ütlesin ka, et me oleme siin sellest ühest küljest selleks, et saada teenitud sellest Jumala sõnast, palvest, ülistusest, osadusest, leiva murdmisest. Aga teisest küljest ka me kõik teenime üksteist. Ja Jumal andis Peetrusele ülesande ja igal Peetrusel on kutsumine. Nüüd, kuidas seda Jumala kutsumist mingiks tegevuseks ära tunda? Et me tihti, ja ma räägin ka iseenda sellise kogemuse pinnalt, otsustame sellise Jumala nagu väljakutsele ei või jah öelda, sõltuvalt sellest, kas see meeldib meile või ei meeldi. No, väga lihtne on öelda jah sellele, mis sulle meeldib. Ei ole nagu mõtet mitu korda mõelda, sest see on äge, ma ei tea, see meeldib, kui sa lähed restorani ja võtad menüü ette, siis ilmselgelt sa võtad sealt midagi sellist, mis sulle meeldib. Et ilmselt keegi vastupidi ei tee, et minna sinna ja endale midagi ebameeldivat lubada, et ei ole mõtet selle eest raha maksta. Aga Jumala kuningriigis on vahel ka nii, et Jumal annab meile mingisuguse väljakutse või ta kutsub meid kuskile, mis ei ole meie võib-olla esimene valik. Võib-olla ei ole ka 5. valik. Aga see võib olla ometi Jumala kutse, et neid lugusid, need on päris palju. Ma ei hakka neid välja siin praegu tooma, kui kellelgi pärast huvi on, võite tulla ja siis räägime sellest, aga neid lugusid on päris palju, kus oldi Jumala inimesed olid konkreetselt vastu sellele, kuhu Jumal neid kutsus ja ometi oli see pärast nagu Jumala tahe ja selle tagajärjeks oli tohutu õnnistust, millest võib-olla meiegi tänasel hetkel mingil viisil veel osa saame. Et on neid hetki, kus tuleb anda oma jah ka sellele, mis võib-olla väga ei meeldi. Sest vahel Jumal meid sellisel viisil just testibki. Seda tuleb muuseas nagu nii töö kui ka pereelus ette, et see on nagu reality show, et see nii lihtsalt on.
aga ma võtan oma selle mõtted kokku, et Jumal on loonud koguduse ja Karmeli koguduse ka. Me kõik oleme mingil viisil Peetrused ja mingil viisil oleme lambad. Ja meie eludes on erinevad aegu. On kiiremaid, intensiivsemaid aegu, aga on ka selliseid hingamisaegu, puhkepause. Aga ma kutsun üles olema väga julged ja ausad, otsimaks tunnetust ja vastuseid järgmistele küsimustele. Et milline on minu Peetruse kutse Jumalalt? Kuhu Jumal mind on teenima kutsunud praeguses hetkes või? Teine küsimus, et kas minu tänane külv toodab seda loodetavat homset? See võib olla nägemus, see võib olla selline nagu siiras soov. Aga kas ta toodab seda? Siis kui ma olen selles Peetruse kutses, siis Peetrusena, kas ma päriselt hoolin oma lammastest, kas ma toidan neid, kas nad on terved? Ja 4. küsimus samamoodi. Võib-olla on olnud minu panus liiga intensiivne. Võib-olla ma olen väsinud ja võib-olla ma vajan puhkust. Ka see võib olla väga õige küsimus. Nii et julgust, ausust ja Jumala ilmutust selles osas meile kõigile. Amen. Tere hommikust ja palju Jumala õnnistust ja õnnistatud uut aastat. Ja mõtlesingi mina ja otsisin, et mis see sõna võiks olla ja tegelikult see mõte jäi sinna peale, Jumala ees mõtlesin neid asju ja kaalusin, et need, kes ootavad Issandat, need saavad uut rammu. Aga oma mõtetega, mul oli ikkagi veel nagu eelmisel pühapäeval seal Karmeli mäel ja tapsime neid koos, neid valeprohveteid sealt ja ma loen ja siis ma mõtlesin, kuidas sellega saaks siduda, aga tegelikult saab väga hästi siduda ja ma loen Esimese kuningate raamatu 19. peatükist Eelia Hoorebi mäel. Ja siis peale seda, kui need valeprohvetid olid kõik maha löödud ja mis siis edasi sai. Ja Ahab jutustas Iisabelile kõik, mis Eelia oli teinud. Ahab oli kuningas ja Iisabel tema naine. Kuidas ta oli mõõgaga tapnud kõik prohvetid. Siis läkitas Iisabeli käskejalg Eeliale ütlema, Jumala, tehku minuga ükskõik, kui ma homme sellel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Ja kui Eelia seda nägi, siis ta võttis kätte ja läks ära oma hinge pärast. Ja ta jõudis Beersebasse, mis kuulub Juudale ja jättis oma poisi sinna. Ise aga käis kõrbes ühe päevateekonna ja tuli ning istus ühe leedpõõsa alla. Ja siis ta soovis oma hinges, et ta võiks surra ja ütles, küllalt, nüüd issand, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Ja ta heitis maha ning jäi magama leedpõõsa alla. Aga vaata, üks ingel puudutas teda ja ütles temale, tõuse ülesse ja söö. Ja kui ta vaatas enne, siis tema pead, siis oli üks kuumadel kividel küpsetatud kook ja kruus vett. Ta sõi ja jõi ning heitis jälle magama. Aga issanda ingel tuli teist korda ja puudutas teda ning ütles, tõuse üles söö, sest sul on veel pikk tee ees. Siis ta tõusis, sõi ning käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni Hoorebini. Et see on nii huvitav ja selles mõttes äge lugu, et kui Eelia oli selle suure, nagu ägeda suure asja ära teinud ja siis kuninga naine või siis kuninganna või ma ei tea kuidas, siis ütles, et selle eest ma löön su maha. Ja kui kuninga naine midagi ütleb, no see on nagu enam-vähem tõenäoline, see on aja küsimus ainult, et varem või hiljem siis see saab sind kätte. Ja ta pani kõrbesse jooksu selle eest, et meil on samamoodi olnud ju elus asju, kus me oleme teinud mingi suure asja ära, mingisugune suur asi on Jumala eest tehtud, ütleb, ja siis tuleb välja, et selle eest ei ole mingit tasu ega ei panda sind kuskile au sellele lehele ega öelda tänu ega ei anta maakonna tunnustust ega midagi, ega vähemalt mitte mingi presidendi märki, või selle eest tuleb sõnum, sind lüüakse maha. On ju, sa oled teinud, mis sa oled teinud kõige paremat ja suur võitlus on tegelikult võidetud. Ja see öeldakse, selle tasu on see, et sind lüüakse maha.
Ja siis Eelia pani jooksu selle eest muidugi ja ütles Jumalale, et nüüd kõik, nüüd mina olen teinud oma ära ja siin on kõik lõpp ja kõik. Ma olen isegi teinud väga palju ja suur asi, rahvas on näinud, kes on tõeline Jumal ja mina koristan nüüd mind ära siit. Meil elus tuleb neid asju ette, et nüüd on kõik. Ja temal oli surmahirm, aga kellelgi on see haigus, kellelgi on need suured probleemid Jumala ees. Nüüd on kõik, Jumal, mul siit saadik, nüüd on tehtud ja siia tõmbame joone, võta, korja mind ära ja tehtud. Mina olen ise mõeld ka, et mina võin ka vabalt ära surra ja Jumal võib ära mind võtta, ma olen täitsa valmis selleks. Aga võib-olla veel mitte praegu. Aga mis siis edasi juhtus? Ja tema oli see, kes ootas Issandat ja ta jooksis sinna kõrbesse, heitis sinna magama ja siis tuli Issanda ingel, ütles tõuse ülesse, söö. Ja siis oli üks kook seal, see, mis Jumala poolt oli antud ja selle ühe koogiga, veekruusiga, ta kõndis kõrbes 40 päeva ja 40 ööd sinna, kus ta sai Jumalaga kokku. Ja siis hakkas kõik asi uuesti peale, seal oli palju midagi veel. Ja siis Jumalaga ta kohtus seal ja siis Jumal ütles, et mine nüüd võia see Süüria kuningaks, see võia Iisraeli kuningaks, Eliisa võtta enda asemele prohvetiks, sealt läks kõik asi edasi. Et mõist, see on nagu nii julgustus, et kui me oleme kuskile maani nagu jõudnud ja siis mõnikord ka selline nagu tupik, eks ole, et ei olegi midagi teha, nüüd on kõik, nüüd on otsas. Ja siis Jumalal on veel palju maad veel minna, aga need, kes ootavad Issandat, kes ootavad ära selle koogikese, selle veekruusi, mida ta Jumala käest saab, siis need käivad ja lähevad edasi järgmisesse etappi ja kohtuvad seal Jumalaga ja saavad uued instruktsioonid ja kuidas edasi kõik see asi läks. Nii et seda ma soovin meile kõigile. Ja, aitäh. Aitäh, kallis juhatus, head vanemad ja kogudus. Enne kui ma jagan seda sõna, mis minu südames on, siis ma julgustan ja ei tee seda sellelt lavalt väga tihti, aga siis kui kogudus alles nii-öelda vormus, võttis kuju päris apostlite tegude järgsel ajal, siis kirjutab Paulus Timoteosele, kes käis kogudusse ja vaatamata oma väga noorele eale oli tõenäoliselt sealse piirkonna piiskop ja ta õpetab teda nagu erinevates asjades, kuidas kogudus peaks toimima nii, et ta peegeldaks seda taevast olemisviisi. Ja 1. Timoteose kirja 5. peatüki 17. salmis ta ütleb nii, aga vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu 2 võrra austusväärseks, eriti neid, kes seda näevad vaeva sõna ja õpetamisega. Ja kui te mõtlete nendele inimestele, kes on täna siin teie ees olnud, siis ühest on nüüd tavalised meie oma seltskond ju. Kui me oleme kõik tunneme, teame, mõtle, kui tore on käia sellises koguduses, et kui vend tuleb ette ja ütleb, et ma võin vabalt ära surra, siis sa saad saalis kaasa naerda, nii nagu me siin oleme. Selliseid asju ei juhtu igal pool, see tähendab, et me oleme perekond, aga selle perekonna keskel me peame ka vaatama mingeid jumalasõna markereid, mis on tegelikult Jumala vaimust antud selleks, et see kogudus võiks tõeliselt nagu peegeldada seda taevast olemisviis ja sellepärast kogudus võib-olla ka üks selline mõttekoht, et kui te vaatate oma tulevase aasta palveseina, nii nagu siin Madis nii hästi madistades ütles, et äkki see on üks palve, mida sa võid panna, et kuidas ma seda kirja kohta oma koguduses suudan ellu elada, et ma peaksin neid vanemaid 2-kordse austuse vääriliseks. Ma ei räägi sellest, et me vajame et keegi poeks või keegi teeks midagi, ma ei tea, milleks sa ei ole üldse mitte. Aga see ongi see sama spetsiifiline palve, et Jumal, kuidas see sõna minu elus ja selles koguduses võiks ellu elatud saada. Aga nüüd, tulles siis selle lühikese mõtte juurde, mis minu südames oli ja mõeldes ja kandes ja palvetades koguduse pärast, kogu selle aasta, selle perspektiivi pärast, ma ei tea, ma arvan, et ma ei ole ainus, kellel on nagu selline ühes küljes nagu selline kiusatus, et tahaks nagu mingi konkreetset asja, mingi tööriista, nüüd tuleb see asi ära teha, lund tuleb koristada, kus see labidas on, aga mõeldes sellele, mis meie ümber toimub, sa ei saa aru, kas hakkab lund sadama või tuleb vihma, kas paistab päike või mis see Tallinnas oli see samune, mis see jää oli, see spetsiifiline jää, eks ju. Et kui selle vastu ei aidanud isegi akvalongistid, keda iga 40 minuti taga sinna alla aeti. Et kui me oleme kuidagi harjunud natukese juba selles ajas selle tunde ja mõttega, et me mõtlesime, et nüüd meie silmad on kõike näinud, aga ei ole näinud. Teed hommikul uudised lahti ja tuleb välja, et seal usumehed võtavad helikopteri ja käivad korraks kõrval riigis ja siis nad võtavad seal presidendi, viivad oma riiki kaasa. Siis sa kuuled poliitilisi nõuandjaid, ühed ütlevad, see on kõige halvem asi, mis saab üldse teha. Mõtled,
Talle vist on õigus. Siis astuvad üles teised poliitilised, täiesti kihvtid inimesed ütlevad, see oli kõige parem asi, mida sai teha. Mõtled, tal ka õigus. Siis mõtled, kuidas sa üldse nagu sellises ajastus, sellises maailmas ette ennast valmistad ja kuidagi püha vaim juhtis mind mitmel ajal juba viimase kuu jooksul Heebrea kirja juurde ja lugesin lihtsalt Heebrea kirja selliselt otsast lõpuni, vahepeal aeglaselt, vahepeal kiiresti ja kogu Heebrea kirjas minu jaoks ma endale kirjutasin üles uude aastasse sellise ühe lause või ühe mõtte. Värske ilmutus Jeesusest, millest kasvab välja eluterve Jumala kartus, mis loob platvormi kompromissitu pühendumisega jüngerlikult võidukale elule. See oli kuidagi see, mida mina enda jaoks ja see, mida ma tahan täna anda sulle ka edasi. See kõige vundament on see, et meil oleks värske ilmutus Jeesusest Kristusest. Ja kui me vaatame ka Heebrea kirja, siis see on tõenäoliselt, me täpselt ei tea, tõenäoliselt kirjutatud 60. aastate keskel, kus tegelikult väga palju võimast evangeeliumit on juba jäänud selja taha. See Jumal on muutnud, rajanud kogudusi, muutnud tolle ajastu üldse mõtteviisi olukordi. Selle kõige Jumala imelise töö keskel on juba esimesed märtrid oma elu andnud Kristuse tunnistuse pärast, aga tundub, et templit Jeruusalemma ei ole selleks ajaks veel hävitatud. Ja just seal, selle keskel kuidagi püha vaim ja me ei tea, kellele püha vaim selle sõna andis. Et see on ka võib-olla üks märk meie tänasesse päeva. Me tahame see inimene, keda ma järgin, see mõtteviis, mida ma järgin, see peab olema ka pakendatud täiuslikku perfektsesse anumasse. Teate, algkoguduses ja idakirikus siiamaani arvatakse, et tõenäoliselt Heebrea kirja autor oli Paulus, aga Lääne kirik arvas, et see oli hoopis Barnabas. Aga näiteks Luter, kes tõi esile ju kogu maailma muutud reformatsiooni, arvas hoopis, et tõenäoliselt Heebrea kirja autoriks oli Apollos. Me siiamaani ei tea, kes on selle kirja kirjutanud. Aga see ei ole määrav. Vaid selle kirjas sees kajab meile see sõnum, et me vajame värsket ilmutust. Ja kui me mõtleme toona tagasi, siis need inimesed, kellele selle kirja autor kirjutas, olid juudid, olid heebrealased, sest see on heebrealaste kirjutatud kiri. Nad olid väga hästi kursis Vana Testamendi messia looga, sest Paulus, Apollos või Barnabas, kes iganes selle kirja kirjutas, tegelikult refereerib Vana Testamenti väga süvitsi. See tähendas, et inimesed teadsid Jumala sõna. Need inimesed olid kursis Vana Testamendi messli ja kujutisega. Korraga püha vaim saab aru, et sellest ei ole piisav tänaseks päevaks. Need inimesed, kellele ta kirjutab, olid vaatamata sellele, et nad olid tulnud juudi taustast, teinud väga radikaalse otsuse. Väga radikaalse otsuse, nad võtsid vastu Jeesuse teades, et see võib maksta nende elu. Neil oli sügav isiklik Jeesusega kohtumise kogemus. Aga seal, selle kirja autor kuidagi pühavaimu õhutusel saab aru, et sellest ka ei piisa. Need, kes seda kirja lugesid, nagu ma juba ütlesin, olid näinud imesid. Ja see on huvitav, kui me loeme Mattuse evangeeliumi 15. peatükk, 16. peatükki, siis 16. peatükk on see eriline koht, kus kohas Peetrus saab selle prohvetliku tunnustuse Jeesuse käest ja ütleb, et Peetrus, seda ilmutust, 17. salm ütleb, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja see ilmutus oli see, et Peetrus vaatas Jeesust ja ütles, et sina oled Messias, elava Jumala poeg. Aga teate, enne seda, terve 15. peatükk räägib tegelikult imedest üksteise järgi. Tohututest võimsatest imedest. Kõigepealt see hakkab pihta, Kaanani naise tütar saab terveks, mis oli juutide jaoks täiesti ennekuulmatu. Keegi, kes on väljaspool lepingut, keegi, kellel ei oleks mingit õigust, mingit lootust. Kui me täna mõtleme kellegi peale, kes täiesti mõttetu mees või lootusetu naine. No isegi kui ta Jeesusega kokku saab, see ka vist enam ei aita. Jeesus seal just risti vastupidi läheb ja tuleb vastu selle naise usule. Pärast seda Galilea järve ääres on see legendaarne kirjakoht, mis kirjeldab, mis seal juhtus ja Jeesuse juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutud, vigased, pimedad, kurdid ja palju teisi ning Jeesus pani ja need pandi tema jalgade ette ja Jeesus tegi nad kõik terveks. See on üks tõeline massi imede periood ja see lugu, see periood lõppeb veel 4000 mehe söötmisega, kus ta toidab ära rohkem kui 10 000 inimest.
ja teate, aeg-ajalt, ma arvan, ma ei ole sugugi ainus, kellel on see kiusatus, et Jeesus, sinu suuruse ilmutus, sinu armastuse kirg minu südames tuleb parimal moel esile siis, kui ma olen kõikide nende asjade keskel olnud. Kui ma olen kõiki neid asju näinud. Ja sõbrad, see on äge, kui me neid asju näeme. Seda peabki nägema, seda peabki kogema. Aga teate, siis me loeme Mattuse evangeeliumi 15. peatüki algust, kus inimesed tulevad tema juurde. 16. peatüki algust, kus inimesed tulevad tema juurde peale kõiki neid imesid. Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähti taevast. Võiks öelda, mis see kõik siis ennem oli? See oli ju nagu võimas ja pöörane. Aga just selle pärast Püha Vaim, ka kirjas Heebrealastele, mõistab nii hästi, õhutab ülesse, et Jeesuse, Kristuse suurus ja vägevuse kohta me vajame isiklikku, jätkuvalt ja värsket ilmutust. Sest ainult siis me saame olla need, kes elavad Jumala kartlikult ja kelle elu on kompromissitult pühendunud tema teenimisele, tema kutsumusele. Loen siit Heebrea kirjast, sellest tohututest ägedatest kohtadest ainult ühe salmi ja siis peagi me läheme ja viime praktikasse seda, mida siin Heebrea kirja autor tahab meil esile tuua. Ja ma loen siit 3. peatüki 1. salmi, kus siis Püha Vaim tegelikult, olenemata sellest, kes oli autor, ütleb, seepärast pühad vennad, taevase kutsumise osalised, mõtelgem meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale. Kui ma räägin ilmutusest, siis see on nii suur sõna, et ma arvan, väga paljud ka kristlased, rääkimata väljaspool kirikut inimesi, ütlevad, no mina ei saa nagu sellega ennast samale reale panna. Ma ei ole ühtegi ilmutust näinud. Mul ei ole nagu kunagi olnud seda, et kusagilt taevast on tulnud midagi, mida inimlike keeltega ei saaks üldse kirjeldada, mida inimese silmadega justkui saaks näha. No mina nagu ei asetu sellesse. Aga siin Püha Vaim annab selle võtme. Ta ütleb, et see ilmutus ei pea alati tulema tunnetega. See ilmutus ei pea alati tulema nagu välk ja pauk, aga Püha Vaim õpetab meid, et igavikuline ilmutus rajaneb igapäevasel praktikal. Ta ütleb siin, mõtle Jeesuse peale. Ja mulle meeldib see algkeelne, see arameakeelne sõna tegelikult, seda saab nagu kahte moodi tõlkida. Üks on see, et sa vaatad midagi väga lähedalt. Teate, need, kes on minu jaas ja ühel hetkel saavad aru, et mis asi see on, et käed on lühikeseks jäänud. Ja siis sa hakkad nagu seda kaugust otsima. Ja siis kui prillid paned ette ja veel puhtaks teed, mõtled, wow, nüüd ma näen kõike. See on natukese nagu see, et sa pead leidma selle õige läheduse, et Kristus läheb selgeks ja teravaks minu elus. Ja see teine võrdpilt, mida siin see arameakeelne sõna räägib, võib-olla võiks täna isegi tuua sellises sõjaväelises terminis, kui te olete näinud neid sõjafilme või kuulanud neid või olnud ise kaitseväes Eesti mehed, siis te teate, et osadel tänapäeva tarkadel relvadel on see, et sa pead nagu selle sihtmärgi saama ära fikseeritud. Ja kui sa oled selle ära saanud fikseeritud, vot siis on lootust, et sa saad sellele pihta. Ja see sama sõna mõelge on vot see teine pool ka, et sa pead oma elus igasugused asjad tahavad võtta tähelepanu. Meie õnnestumised ja nagu me kuulsime, meie ebaõnnestumised, aga ma kõige selle keskel ma fikseerin ära ja ütlen, et Jeesus Kristus, sina oled minu eesmärk. Sina oled minu siht. Ka siis, kui ma tegelikult ei tea, milleks ma pean valmistuma, mis on need tööriistad, mida ma tulevaks aastaks pean kuurist välja võtma, siis mina isikuna ja mina kogudusena pean kindlustama selle, et mul oleks regulaarselt värske ilmutus Jeesusest Kristusest, sest ainult sellest kasvab välja eluterve Jumala kartus, mis loob platvormi kompromissitu pühendumisega jüngerlikule ja võidukale elule. See sõna, millega Merle alustas, Jumala kartus, ma olin ennem endale selle tsitaadi kirjutanud mõeldes ja palvetades selle tänase hommiku ja tulevase aasta peale. Ja ma arvan, et üks sõna, mis praeguses ajastus ikkagi väga selgelt tahab meid defineerida, on hirm ja kartus. Meie isiklikus elus, aga samamoodi selles poliitilises ja kogu selles turbulentsis, mis meie ümber toimub. Mulle väga meeldib ühe vanabaptisti jutlustaja 19. sajandi lõpus algas tema teenimine ja 20. sajandi algus. Issand kasutas teda Oswald Chambers. Ta on öelnud minu arust väga nagu hästi seda, et tähelepanuväärne tõde Jumala kohta on see, et elu Jumala kartuses
kaotab hirmu muudes valdkondades. Ja kui meil puudub Jumala kartus, siis tekitab kõik muu meile kartust. Tähelepanuväärne tõde Jumala kohta on see, et elu Jumala kartuses kaotab hirmu muudes valdkondades. Ja kui meil puudub Jumala kartus, siis tekitab kõik muu meile kartust. Aga see Jumala kartus saab rajaneda pidevalt, igal päeval uuenevale Kristuse ilmutusele. Sest kui me lihtsalt iseenesest tahame kuidagi saada paremaks, kui me lihtsalt iseenesest tahame olla nunnumad, pühamad, ilusamad, siis me lõpetame ängis, me lõpetame enesepettuses või teiste süüdistamises. Aga kui Kristus saab suureks pidevalt meie elus, kui me suumime ja vaatame, et me näeksime teda teravalt, me hoiame, me tõeliselt fokusseerime oma pilgu tema peale, siis sellele hakkab rajanema eluterve Jumala kartus. Ma saan aru, et tema järel ma saan kõigest läbi. Ma saan kõiges olla võidukas. Ja sellele Jumala kartusele on nii eluterve, nii normaalne rajadagi kompromissitu elu. Ma mõistan, et Jumal, lõpuks kõik see, mis sa mulle oled andnud, minu annid, minu aeg ja minu materiaalsed ressursid, need kõige paremini leiavad vääristust siis, kui ma järgnen sinu kutsumusele. Ja sõbrad, üsna kohe varsti ma kutsun siia kogu meie vanemad, juhatuse,